No nii, tere tulemast kõigile. Jälle üks võimalus, armuvõimalus tulla kokku ja kuulata, mis Jumalal on meie jaoks, oma ihu jaoks. Ja me oleme tänulikud selle eest. Ja täna on meil eriline koosolek, sellepärast, et meil on 2 kogudust koos. Kuressaare Kristlik linnakogudus ja meie kogudus, selline ühine jumalateenistus. Ja veel enam, meil on täna kauged külalised Kanadast, on ju, nii. Aga sellest me kuuleme hiljem. Aga alustame palvega ja siis ma loen mõne kirjakoha ja siis lähme ülistusse. Kallis taevane Isa, me täname ülistame sinu võrratu armu eest. Me täname selle aja eest, issand, me täname, issand, et sina oled tegemas midagi, issand. Ja sina saadad, issand, inimesi, issand, kes annavad just edasi, mida sellele paigale on vaja. Ja me täname selle eest, issand. Õnnista väga meie külalisi, issand. Õnnista kogu seda koosoleku sündigu sinu tahe, issand. Ja püha vaim, me palume, täida meid kõigega, mida me vajame. Just selle hetkel, issand. Ja las meie kõrvad olgu selle kaasas. Las meie silmad näha, issand, mida sa teed, ja las meie suu samuti, issand, kõnelgu seda, mida sina tahad. Me anname lihtsalt sinu kätte selle koosoleku ja palume sinu õnnistust ja juhtimist Jeesuse nimel. Amen. Ja ma loen alustuseks kolosslastele 1. peatükist 21-29 salm. Aga ma loen seda Passion tõlkest, siis Passion tõlkest eesti keelde. Isegi kui te kunagi olite temast kaugel, elades oma kurjade mõtete ja tegude varjus, on ta nüüd teid taas ühendanud iseendaga. Ta andis teile oma üleloomuliku rahu, ohverdades oma ihu teie pattude eest, et te võiks elada tema ligiolus. Ja nüüd ei ole enam midagi, mis seisaks teie ja Isa Jumala vahel, sest tema näeb teid kui pühasid, laitmatuid ja taastatuid, ehk ilma süüdistusaktita. Kui te vaid jääte kindlalt usus edasi liikuma, rajatud tugevale alusele, millele kasvada. Ärge laske end kõrvale viia evangeeliumi lootusest, mida te olete uskunud. Ja see ongi see kirkust väärt sõnum, mida ma kuulutan kogu maailmas. Ma suudan isegi rõõmustada kannatuste üle, mida olen teie pärast kogenud, sest kui ma jagan koos teiega neid raskusi, aitab see teil mõista seda, mis teil veel puudu jääb arusaamisest sellest, mida Jeesus Kristus pidi kannatama oma ihu koguduse pärast. Just selle pärast ongi Jumal teinud minust oma plaani kohaselt teenri ja tema ihu sulase, et ma saaksin teid varustada Jumala sõnaga kõiges selle täiuses. On olemas jumalik saladus, peidetud salajane üllatus, mis on olnud varjul ajastute ja põlvkondade eest, kuid mis nüüd saab ilmutatud, avatud ja nähtavaks tehtud igale pühale usklikule, et seda kogeda. Ja see on, Kristus elab teie sees ja täidab teid kirkuse lootusega. See Kristuse saladus meis on otse kui taevane aardekirst, mis on täidetud kirkuse rikkustega tema rahvale. Ja Jumala soov on, et kõik inimesed saaksid sellest teada. Kristus on meie sõnum. Me kuulutame, et südamed ärkaksid ja iga inimene jõuaks täieliku tõe tundmiseni. See on saanud minu teenistuse innustuseks ja kireks töötada väsimatult tema vägi minus toimimas, et iga usklik võiks saada ilmutuse sellest, mida tähendab olla täiuslik Kristuses Jeesuses. Ja see on ka meie palve. Amen. Ja nüüd palume ülistajaid ja lähme ülistame issandat.
Meil on hea meel olla täna siin selles paigas üheskoos teenida Jeesus Kristust, kes on meie issand, meie päästja, kelle läbi me oleme tõesti ühendatud isaga. Ja see on meie üks usk, meie üks tee. Ei ole meil teist teed, ei ole teil teist teed, on ainult üks ja see on isa parim. Isa parim. Ja sina oled isa poolt valitud. Võiks öelda, et me oleme igaüks tema lemmiklaps. Ja me tahame üheskoos teda kiita ja ülistada, sest ta on nii palju head meie eest teinud. Jeesus, me tahame sind ainult kiita, sest sina oled kuningas, Jeesus. Jeesust kiidame me. Meie kuningas on tema kuningas, jubeldame tema ees. Teda kiidame ainult Jeesus, Jeesust kiidame me. Meie kuningas on tema kuningas, jubeldame tema ees. Teda kiidame. Ta on teinud mind vabaks ja ma ei karda midagi. Ta on teinud mind vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Jeesus kiidame me üheskoos, me kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame. Jeesus kiidame me, meie kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame. Ta on teinud mind vabaks teinud ja ma ei karda midagi. Ta on teinud mind vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Ükskord veel Jeesus kiidame me. Jeesus kiidame me, kiidame. Meie kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame. Jeesus kiidame me kiidame. Meie kuningas on tema, jubeldame tema ees, teda kiidame. Ta on teinud mind vabaks ja ma ei karda midagi. Ta on teinud mind vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees, sinu ees. Jubeldame sinu ees, seda kiidame. Ta on teinud vabaks. Ta on teinud mind vabaks teinud ja ma ei karda midagi. Ta on teinud mind vabaks teinud ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Ta on teinud vabaks. Ta on teinud mind vabaks ja ma ei karda midagi. Ta on teinud mind vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Isa, ma veel olen veel. Ta on teinud mind vabaks teinud ja ma ei karda midagi. Ta on teinud mind vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle.
oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Halleluuja, halleluuja. Jeesus, me täname sind selle vabaduse eest, mille sina oled meile ostnud, mille sina oled meie lunastanud. Tänu sulle. Võib-olla sa laulsid seda nagu natuke poole suuga, sest sa tead, et sa ei ole päris vaba või et su elus on veel natuke mingit hirmu või kartust. Ja nagu laul on hea, aga kus ma olen? Jeesus on selle sul ostnud 2000 aastat tagasi. Võta vastu täna. Issand, las sinu vabadus ja sinu julgus ja sinu ramm saada meile täna ilmutuseks Jeesuse Kristuse nimel. Võtame veel paar korda selle refrääni ja laulad täie julgusega ja võta lihtsalt usus vastu, sa sirutud ja tõmbad selle endale. Ta on teinud mind vabaks ja ma ei karda midagi. Ta on teinud mind vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Ta on teinud vabaks teinud ja ma ei karda midagi. Ta on teinud vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Viimast korda ta on teinud vabaks. Ta on teinud vabaks teinud ja ma ei karda midagi. Ta on teinud vabaks ja mu süda rõõmustab oma Jumala üle, oma kuninga ees. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Jubeldame tema ees, teda kiidame. Sind Jeesus me kiidame. Sind Jeesus me kiidame. Sind Jeesus me kiidame. Oma rahva kuningas üle selle paiga. Halleluuja. Let's go, lähme edasi. Ja et me oleme vabad, me peame tõstma rõõmu hüüu. Tule ja tõsta rõõmu hüüd, laula juubeldades päästjale. Ta on ehustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos. Tulgem ja kiitkem teda koos. Tule ja tõsta rõõmu hüüd, laula juubeldades päästjale. Ta on ehustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos. Tulgem ja kiitkem teda. Tule ja tõsta rõõmu hüüd, laula juubeldades päästjale. Ta on ehustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos. Tulgem ja kiitkem teda koos. Tema headus ja arm meid järgivad ja ta juhatab meid õigsuse rööpaisse. Meie karika voolavad üle, meie karika voolavad üle. Ta on kõik, mis siial vajame. Tule ja tõsta rõõmu hüüd, laula juubeldades päästjale. Ta on ehustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos. Tulgem ja kiitkem teda koos. Tule ja tõsta rõõmu hüüd, laula juubeldades päästjale.
ta on me ustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos, tulgem ja kiitkem teda koos. tema headus ja arm meid järgivad ja ta juhatab meid õigsuse rõõpaisse meie karikad voolavad üle, meie karikad voolavad üle, ta on kõik, mis siia vajame. tule ja tõsta rõõmuhüüd, laula juubeldades päästjale, ta on me ustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos, tulgem ja kiitkem teda koos. tule ja tõsta rõõmuhüüd, laula juubeldades päästjale, ta on me ustav karjane, tulgem ja kiitkem teda koos, tulgem ja kiitkem teda koos. tulgem ja kiitkem teda koos, tulgem ja kiitkem teda koos. Amen, tänu Jeesus, meie kuningas, austust väärt. Halleluuja, kas tuleb juba nagu elu sisse? Nagu hommikukohvi, vaimulik hommikukohvi. Halleluuja, 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 tänu Jeesus. tänan sind, et päästsid mind, tänan sind, et surid minu eest, kandes ristil patud kõik, mind uueks lõid, uue elu tõid. tänan sind su armu eest, tänan sind su kalli vere eest, mis on pesnud puhtas mind, teinud terveks mind. nüüd ma kiidan sind, austus talle, kes troonil valitseb. sa oled väärt ülistust, sulle kuulub au, kõrgeks kiidetud, päästja Jeesus. sa oled väärt me ülistust, austus talle, austus talle. tänan sind, et päästsid mind, tänan sind, et surid minu eest, kandes ristil pandud kõik, mind uueks lõid.
austus tallele. Austus tallele, austus tallele, austus tallele, austus sulle Jeesus, austus tallele, anna kogu au talle, austus tallele, austus tallele, austus tallele. Austus tallele, austus, austus, austus tallele, austus sulle, austus tallele, austus tallele, austus sulle Jeesus, austus sulle, austus sulle Jeesus, austus sulle Jeesus, austus sulle Jeesus. Halleluuja, halleluuja. Need, kes ootavad, need saavad uut rammu. Need, kes ootavad issandat, need saavad uut rammu. Iga kord, kui sa lähed teele, iga kord, kui sa lähed kirikusse, iga kord, kui sa lähed külla, iga kord, kui sa lähed midagi tegema, oota issandat. Alles siis sa saad uut rammu ja alles siis sa lähed ja võidad. Ja alles siis sa oled nagu kotkas. Ma loen sulle ühe piibli koha, mis ütleb, et me ootaksime issandat ennem, et me võtaksime selle aja. Meil kõigil on kiire. Võta see aeg enne. Tule varem ülesse. Ära mine enne välja, kui sa ootad oma issandat, sest tal on sulle sõnum sinu jaoks ja kellegi teise jaoks anda. Ma loen sulle Jesaja kirjas 40 ja 31. Aga kes ootavad issandat? Meie oleme need, kes ootame issandat. Saavad uut rammu, tõusevad tiibadega ülesse nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Kogu jõud tuleb teile Jumala käest. Igaks hommikuks on see uus ja see antakse igale ühele. Amen. Issand, sina oled ustav oma tõotust täide viima. Sina oled ustav.
see on mu armastuse laul. Sulle päästja, sulle Jeesus, ma annan sulle kogu au. Kallis päästja, kallis Jeesus, ma tänan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaoks, sulle lähedal, sulle sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. veel ükskord, see on mu armastuse laul. See on mu armastuse laul, sulle päästja, sulle Jeesus, ma annan sulle kogu au. Kallis päästja, kallis Jeesus, ma tänan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaoks, sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. laulame veel sulle lähedal. Sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov. sinuga koos. Sinuga koos on olla mu soov. sinuga koos. Sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. me laulame veel seda laulu, aga ma tahan, et sa näeksid, paned oma silmad kinni ja näed või kujutad, et Jeesus on sinu ees ja sa otse talle laulad. sa otse talle laulad kogu südamest. tema veri on sind puhtaks pesnud, tema arm on su üle, tema tähelepanu on sinu peal. ja laula talle otse. sa oled tema oma, sa oled tema laps, vala oma süda tema peale. ja tema valab oma südame sinu peale. see on mu armastuse laul. See on mu armastuse laul, sulle päästja, sulle Jeesus, ma annan sulle kogu au. Kallis päästja, kallis Jeesus, ma tänan sind, et ma kuulun sul nüüd. See on parim koht mu jaoks, sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal, sulle lähedal, sulle lähedal, sulle Jeesus, sulle lähedal, sinuga koos
sinuga koos. sinuga koos on olla mu soov. sinuga sinuga koos on olla mu soov. sinuga sinuga koos on olla mu soov. sinuga koos on olla mu soov. sulle lähedal, veel kord sulle lähedal, sulle lähedal, Jeesus, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov. Sulle koos on olla mu soov, sinuga. sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal, sulle lähedal. Amen. halleluuja, võite istuda. nii imeline on olla tegelikult issanda ligiolus. võib-olla sa täna ei tunne seda niimoodi, aga tõde on selles, et kui sa oled Kristuse vastu võtnud, sa oled poogitud tema külge. Ja sa istud isa paremal käel koos Jeesusega. Ja kõik, mida sa teed, mõtled, ütled, teed sa sellest ülevalt, sellest positsioonist, mitte alt üles. Et see on imeline, teada seda. Tänu Jumalale selle eest. Meil on olnud nüüd tavapäraselt ohvrivõtmine sel ajal, aga meie soov on see, et me tänase ohvrikorjanduse ka õnnistame oma külalisi, nii et me teeme seda pärastpoole. Et võtke praegu käsi rahakotist välja ja ootame natukene, et me tahame olla õnnistuseks meie külalistele ja ma ütleks praegu siis teated ära ja siis ma annan üle sõna pastor Tanel Usinale ja tema siis jätkab seda koosolekut. Nii et järgmisel pühapäeval on jutlustamas meil pastor ja piiskop Alu Rõunpuu ja tavapärased sündmused siis teisipäeviti osadusgrupp G4 on kirikus kella 7, palve hommik kella 10, see on kolmapäeval, neljapäeval palve õhtu kella 7 ja reedel siis ka noortekad kell 7, aga siis täpsem info noortejuhilt Kaielt. Pühapäeval siis palve hommik kell 10, nagu ikka tavapäraselt ja hommikukohvi saab ka kell 10 juba ja jumalateenistus siis algab kell 11. Ja kutsuge jätkuvalt siis oma sõpru, kes muidu kirikusse ei taha tulla, kutsuge näitust vaatama. Et see on suve läbi üleval ja kasutage seda võimalust ära. Ja siis 22. juunil on siis meil jaanituli, see on siis salmil Köljalas, ja 27. juunil kuni 6. juulini võtame siis koguduses vastu Impact Baltic missiooni rühma, et see saab põnev aeg olema. Ja jätkuvalt siis see uudis, et 17. kuni 19. juuli on siis ka suvepäevad Lootuse külas, et kellel ikka võimalus on, siis proovige minna sinna. Saab kindlasti huvitav olema. Ja 18.–19. oktoober on siis Lootusaeg festival, see toimub siis Tallinna Tondiraba häähalli peaareenil ja peakõneleja on siis Billy Grahami lapselaps Will Graham. Ja hea uudis on see ka, et mõlemal päeval siis 18 ja 19 siis sõidavad tasuta bussid Kuressaaresse sinna festivalile tagasi, nii et sellepärast ei pea muretsema. Ja festivalil osalemises siis andke teada Andrale. Ja meil on ka täna üks sünnipäevalaps, see on Victoria juht, teda ilmselt ei ole siin, aga Victoria, kui sa meid kuuled, et siis me soovime sulle rohket Jumala armu ja õnnistust ja ligiolu ja tema juhtimist jätkuvalt selleks uueks eluaastaks Jeesuse nimel. Ja nüüd, pastor Tanel Usin, palun, ole hea, sina tutvustad meie külalist ja viid siis edasi, aitäh. Aitäh, Ain. Kas keegi on juba
kogenud Jumala puudutust täna siin? Oled sa juba tundnud, et ligiolus on hea olla? Tänu Jeesus. Ja Jumal on saatnud meie keskele meie venna ja õe kaugemalt. Vend on pärit Kanadast, Torontos, ja tema abikaasa on Ameerika kodanik. Aga nad kohtusid ja on õppinud Floridas, Tampas, siis Riveri piiblikoolis, mis võib-olla meile on paljudele tuntavam nimi on Rodney Howard Brown, kes on selle koguduse pastor ja piiblikooli juht ja teeb seal head tööd. Ja need 2 noort inimest on saanud seal Jumala puudutuse ja selle tõttu ka andnud oma elu issanda sõna kuulutamiseks ja Jumala teenistusse täisajaliselt. Ja Jumal on nii imeliselt juhtinud neid teekondi, et nad on jõudnud Saaremaale. 6 aega tagasi nad tulid Ameerikast Pariisi, teadmata, mis edasi saab. Ja nad võib-olla ei teadnudki, et selline koht nagu Saaremaa üldse maamuna peal on, aga 6 aja pärast on nad seukse koha peal. Saaremaal, Kuressaares. Nii et võib nagu öelda, et Pariis ja Kuressaared päris nagu ühe joone peal. Aga Jumal teab, Jumalal on oma rajad ja oma teed ja nii äge on olla temaga kaasas ja temaga koos. Ja nüüd ma kutsun siis siia Nicholas Robinson. Please come, welcome, share God's word. Yes. Is that your Bible? Let's all stand to our feet. Tõuseme kõik püsti, Lift your hands to heaven. tõstke oma käed taeva poole And just for a few moments, give Jesus all the glory. ja andke Jumalale kõik au. Võtke Don't be aega hetk, shy. Lift your voice. tõstke oma hääl And let God hear you this morning. ja las Jumal kuuleb sind täna hommikul. Thank you, Jesus, for your presence. Tänu Jeesuse ligiolu eest, Thank you, Jesus, for your power. tänu Jeesuse väe eest, Thank you, Jesus, for your word. tänu Jeesuse sõna eest, Thank you, Jesus, for faith. tänu Jeesuse usu eest. Come on, lift your voices. Tõsta oma hääl. I know it's early. Ma tean, et on veel I know you're varajane. tired. Ma tean, et võib-olla oled But väsinud. let God hear you this morning. Las Jumal siiski kuuleb su häält täna hommikul. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Tänu Jeesus. Thank you, Jesus. Tänu Jeesus. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Hallelujah. Come on. Jatka, Don't jatka. be shy. Ära Don't häbene. be shy. Ära häbene. Jatka. Lift up your voice. Tõsta oma hääl. Thank Him for how good He's been in your life. Täna teda, ta on olnud hea su elus. Thank Him for saving you. Täna selle eest, et ta on päästnud sind. Thank Him for all that He's done. Täna kõige eest, mis ta on sinu elus Just teinud. give Him the highest praise. Anna talle kõige suurim ülistus. Thank you, Jesus. Tänu You are Jeesus. good. Sa oled hea And your mercy endures forever. ja su arm kestab igavesti. In Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal nimel. Now let me pray for you. Ja nüüd ma palvetan su eest. Father, in the name of Jesus, Isa Jeesuse nimel. I thank you for your people in Estonia. Ma tänan su inimeste eest siin Eestis. I thank you for a mighty people coming out of these meetings. Ma tänan, et võimsad inimesed lähevad välja selle A teenistuselt. people of faith, Nad on usuinimesed. a people of fire, Nad on tuleinimesed. a people who carry revival. Nad on inimesed, kes kannavad ärkamist. So in the name of Jesus, Need Jeesuse nimel. whatever you want to do this morning, do it, Lord. Mida iganes, issand, sa tahad sel hommikul teha, tee see. We say, come and have your way. Me ütleme, et võta ja tee mis iganes. Do what only you can do. Tee seda, mida ainuüksi sina suudad teha. Change our lives forever. Muuda meie elud igavesti. In Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal nimel. If you believe that God has something for you this morning, Kui sa usud, et Jumalal on sinu jaoks täna midagi, I want you to shout the loudest amen. ma palun, et sa hüüad kõike valjumini. Amen and amen. Valjusti. Amen! There we go. Jaa, just nii. Hallelujah. Halleluja. You may be seated. Sa võid istuda.
You know, sometimes you have to shake people a little bit. mõnikord me peame natuke raputama inimesi, Remind them that church is meant to be fun. et tuletama meelde, et koguduses käimine on midagi, mis on põnev. And remind them that church is a house of victors. Ja me tuletame ka meelde, et kogudus see on võidukoht. That we're not waiting for victory, Me ei ainuüksi oota võita, but we have the victory today. aga meil juba on võit. Do you believe? Kas sa usud? Hallelujah. I'm looking Hallelujah. at a room full of victorious people. Ja ma näen, et siin on üks koguduse hoone täis võidukaid inimesi. I'm looking at a room full of people that carry the power of God. Ja ma näen, et see ruum on täis inimesi, kes kannavad Jumala väge. God doesn't need many. Jumal ei vaja paljusid. He only needs a few Tal on vaja ainult mõned, that are willing to say, here am I, use my life. kes on valmis talle ütlema, siin ma olen, kasuta minu elu. And his power will come and fill your life. Ja ta vägi tuleb ja täidab su elu. And you'll never be the same. Ja sa kunagi enam ei ole seesama. Amen. Amen? Amen. Amen. You know why we say amen? Kas sa tead, miks ma kogu aeg ütlen amen? You're linking your faith with the word. Ja kui sina ka teed seda, nii sa ühendad oma ususõnaga. You're saying, I agree. Sa ütled nüüd, jah, ma You're olen saying, nõus. I receive it, Ja Jesus. sa ütled, jah, ma võtan vastu Jeesus. So one more time, if you believe, shout amen. Ja kui sa usud, nüüd hüüa amen. Amen. There we go. Just nii. There's life here this morning. Elu on selles paigas täna hommikul. I'll push you in the river kicking and screaming, but you're going to get wet this morning. Ma lihtsalt viskan teid sinna jõkke ja te saate märjaks täna hommikul. Look at your neighbor and say, you're about to get wet this Vaata morning. naabri poole ja ütle, et te saad varsti märjaks. The river of the Holy Spirit is going to move in this place. Püha vaimu jõgi voolab selles kohas täna. You know why God is going to move in this place? Kas sa tead, miks Jumal saab liikuma selles paigas täna? Because there's one thing that God cares about. Sest on üks asi, mis läheb Jumalal korda. He doesn't care about who's in office. Tal ei ole nagu vahet sellel, kes on ametis. He doesn't care about what's happening in the economy. Tal ei lähe korda see, mis ühiskonnas toimub või majanduses He doesn't care what's happening in politics. või poliitikas. He cares about people. Aga tema keskmes on He inimesed. cares about helping and reaching people. Talle läheb korda aidata inimesi. And I'm looking at a room full of people. Ja ma näen nüüd selle koha täis inimesi. You know, you might believe that when you come to church to make God happy. Sa ehk tuled koguduse ja arvad, et kui ma tulen kogudusele, siis Jumal on rõõmus selle üle. You know, God couldn't care less. No, talle ei võiks vähem see teda vähem ei võiks see huvitada. You don't come here to make God happy. Sa ei tule siia selleks, et meeldida Jumalale. You don't come here to give God something he doesn't already have. Sa ei tule siia selleks, et anda Jumalale midagi, mis tal juba ei oleks. Let me ask you a question. What do you have that God already doesn't have? Ma küsin su käest, kas sul tõesti on midagi, mida Jumalal juba ei oleks? No, when we gather together, we gather because he has something for us. Me tuleme kokku sellepärast, et Jumalal on midagi anda meile. I don't come to church for God, I come to church for me. Ma ei tule kogudusse Jumala pärast, ma tulen enda pärast. Because I need help. Sest mina vajan I abi. need breakthrough. Ma vajan läbimurret. I need to go from victory to victory. Mul on vaja minna võidust võituni. I'm believing God for great things. Mina usun Jumalalt suuri asju. So I come to church to receive all that heaven has for me. Ja ma tulen kogudusse selleks, et vastu võtta kõik, mis taeval on minu jaoks. So this morning you're here for you. Täna hommikul oled sina siin This sinu morning God enda has pärast. something for you. Sest Jumalal on sinu jaoks täna Can I get an midagi. amen? Kas ma saan aamen sellele? We're Amen. here to receive what God has for us. Me oleme tulnud siia selleks, et vastu võtta Jumala käest, mis tal on meile. Amen. Amen? Amen. The Bible says in Acts 1, Ja Piibel ütleb apostlite tegudes esimeses peatükis. the disciples came to Jesus and they asked him, Lord, when will you at this time restore the kingdom to Israel? And Jesus said unto them, it's not for you to know the times or the seasons that the Father has fixed in his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness
in Jerusalem, Judea, Samaria, and to all the ends of the earth. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseendas meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühad vaimud, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilma maa äärteni. You see, this morning we're fulfilling that prophecy. Ja täna meie oleme tulnud täitma seda profeteeringut. For a boy from Canada, Estonia feels like the ends of the earth. Kui ma vaatan Kanadast Eesti peale, see ongi ilma maa äärteni. This is far from home for me. Ma olen kodust kaugel. Judea, Samaria, Jerusalem, and far away, even in Estonia. Ja see oli siis Jeruusalemmas, kogu Juuda ja Samaaria maa ning ilma maa äärteni, ehk siis ka Eestisse. Jesus said, you will receive power. Jeesus siis ütles, et teie saate väe. Not religion. Not religion. Mitte religiooni, Not church. mitte kogudust, But power. vaid väe. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you so that you can go out and be a witness. Te saate väe, kui püha vaim tuleb ja te saate väe selleks, et olla tunnistaja. I want to encourage you this morning that God is in the business of empowering people. Ja ma tahan teid julgustada, et Jumal on siin selleks, et varustada oma inimesi. We don't have to struggle through life. Me ei pea olema raskustes läbi kogu oma elu. We don't have to be victims in life. Me ei ole elu ohvrid. No matter what is happening all around us, God has made power available to you. Ei ole vahet, mis meie ümber toimub. Jumal on andnud oma väe kätte saadavaks täna siin. I'm never a victim. Ma ei ole kunagi ohver. You're never a victim. Sa ei ole kunagi ohver. You're a child of God. Sa oled Jumala laps. You're a son and a daughter of the King. Sa oled kuninga tütar või poeg. And you're a carrier this morning of great power. Ja sa kannad täna hommikult suurt väge. Power to make a difference in this world. See on vägi, et sina muudad elu teistsuguseks ümber. Power to overcome sin. Ja sul on vägi võita pattu Power to overcome depression. ja surve ja depressioon. Power to overcome all manner of addiction. Ja vägi võita igasugused sõltuvused. Power to be healed this morning. Vägi saada terveks sel hommikul. Do you believe that you have power? Kas sa usud, et sul on see vägi? You see, because I go all over Sest mina lähen üle maailma and I meet many, many believers ja ma kohtun paljude usklike who believe kristlastega, that they have nothing. kes usuvad, et mul ei ole mitte midagi. They believe that everything is going to be waiting for them in heaven. Ja nad lihtsalt usuvad, et no taevas ootab see kõik mind. But until then, they have to struggle here on earth. Aga siis nad on lihtsalt elavad raskustes terve elu. No, we don't have to wait until heaven this morning. Ei, me ei pea ootama, kuni me oleme taevas. The kingdom of heaven is actually here this morning. Sest Jumala kuningriik on juba siin. The kingdom of heaven is actually in you this morning. Jumala kuningriik on juba sinu sees. All the power that God has to give is locked up in you this morning. Ja kõik see vägi, mida Jumalal on juba lukustatud ja see on pandud su sisse. God has placed his best in you already. Jumal on pannud enda parima su sisse juba. You know, we ask God for more, but there's no more. Me tihti palume, et Jumal rohkem, aga ta on juba kõik andnud. Jesus comes to live on the inside of us. Jeesus tuli elama meie sisse But somehow we ask him for more. ja millegipärast me palume rohkem. More what? Rohkem mida siis? There's nothing else. Seal ei ole midagi rohkem. He has nothing left to give. Tal ei ole üle jäänud midagi muud anda enam. You know, we picture it this way. No vaatame seda niimoodi. We give our life to Jesus and we surrender. Me anname oma elu Jeesusele ja üleni. Then God comes by his spirit to live on the inside of us. Siis Jumal tuleb oma vaimu kaudu elama meie sisse. So we believe that God moves in.
siis me siis usume seda, et Jumal nagu kolib sisse. But when he moves into us, he didn't bring all of his good stuff. Ja siis me arvame, et kui ta kolis sisse, ta ei toonud midagi head endaga kaasas. God moved in, but the blessing didn't come with him. Jah, Jumal küll kolis sisse, aga õnnistused jäid kuskile mujale. God moved in, but healing stayed somewhere away in heaven. Jumal kolis sisse, aga tervenemine jäi kuskile mujale. God moved in, but power, he couldn't bring power with him. Aga Jumal kolis sisse, aga ta ei võtnud oma väge kaasa. God came to live in you, but joy, man, that was too big. So he couldn't bring the joy with him. Jumal kolis sisse, aga rööm oli liiga suur, et kaasa võtta ja jättis selle väljaspool. There was a shortage in heaven of moving vehicles. Et Jumalas on puudu jääk, et kuidas nagu transportida neid asju So sinu God had to sisse. pick and choose what he would give to you. Et Jumal nagu noppis neid asju, et no mida võtta ja mida jätta. He could only bring a little bit of love. No natukene armastust. He could only bring a coffee mug full of peace. No ehk selline kohvitass täis rahu. You understand how crazy we are? Kas sa saad aru, kui hullumeelsed me vahel nagu mõtleme? We say, God, I want more. Me siis palume, et Jumal, ma tahan rohkem. And he says, how about you use what you already have? No miks sa siis ei kasuta seda, mis ma olen juba sulle andnud? You see, there's a secret in the kingdom. See kuningriigis on saladus. If you want, you give. Kui sa tahad midagi, siis sa annad. You know, many people are discouraged because they haven't done anything with what God has already given them. Paljud on nagu mis see discourage oli? Jah, nad ei ole andnud edasi ja sellepärast nad võistlevad. And of course, if you're not giving out what you have, you're going to feel like you don't have much to give. Ja kui sa ei ole andnud edasi, nii siis sa nagu oledki ja koged, et mul polegi midagi anda. But you have something here this morning. Aga sul see hommik, sul kindlasti on midagi, You mida have edasi anda. something to give this world. Sul on midagi anda sellele maailmale. God isn't mad at you. Jumal ei ole pahane sulle. God isn't upset with you. Jumal ei ole vihane. God doesn't not like humans. Ta ei ole nii nagu inimesed. No, God loves and is obsessed with humanity. Jumal armastab ja ta on nagu armunud. So much so Nii palju, that God became a man. nii palju ta armastas, et Jumal sai inimeseks. Jesus put on flesh and he hasn't taken it off. Jumal nagu riietus lihaga ja ta ei ole seda ära lahti võtnud. God isn't disgusted with you. Jumalale sa ei ole vastumeelne. God doesn't think he's, too good for you. Jumal ei arva, et ta oleks liiga hea su jaoks. No, God is madly in love with humanity. Ta on hullumeelselt armunud inimkonda. To the point that when you get saved, he comes and lives on the inside of you. Juba nii palju, et kui sa saad päästetud, siis ta tuleb ja elab su sees. Knowing your mistakes, Teades kõik su vead, knowing you're going to mess up, teades, et sa kukud läbi, knowing you're going to struggle to believe, teades, et sul on vahel raskuseid uskuda. yet he doesn't care. No tal ei ole vahet sellest. He loves you, Ta armastab sind, he likes you, sa meeldid he talle, wants to be with you, ta tahab veeta aega koos so he sinuga comes and he lives on the inside of ja you. sellepärast ta tuleb ja elab su sees. You have something. Sul on midagi, You've been given something. sulle on antud midagi. You're not a beggar, you're not an orphan. No, you're a son and a daughter of Almighty God. Sa ei ole kerjus, vaid sa oled kõikvõimsa Jumala laps. And God has come to live with you. Ja Jumal on tulnud elama sinuga koos. He's come to make his home in you. Ta on tulnud tegema kodu sinu sisse. You see, if we could believe that this morning, Ja kui me suudame seda täna hommikul uskuda, that God is not floating up in heaven, et Jumal ei ole kuskil kaugel taevas, but that he's come to make his home with us, vaid ta tuli tegema kodu we would meisse. pray very different prayers. Meie palved oleksid teistsugused We would believe very differently. ja meie usk oleks teistsugune. We would act like superhumans. Ja me teod, me oleks nagu superinimesed. Like that song we were singing, I'm not afraid. Nagu see laul, mida me laulsin, et ma ei karda midagi. If you believe that God is with you, you'll never be afraid again.
kui sa usud tõesti seda, et Jumal on koos sinuga, sa ei kardagi mitte midagi. Nothing can touch a child of God. Miski ei suuda puudutada Jumala last. Yes, problems will come. Jah, probleemid tulevad. Yes, enemies will come. Jah, vaenlased tulevad. But God in you will give you the strength and the power to overcome. Aga Jumal sinu sees annab väe ära võita. The Bible says that you are more than an overcomer. Jumala sõna ütleb, et sa oled rohkem kui võitja. Meaning you have more than enough on the inside to overcome whatever the enemy can throw at you. See tähendab seda, et sul on rohkem kui küllad kõike selleks, et võita iga rünnak I vaenlase can poolt. do all things through Christ who strengthens me. Ma suudan teha kõik Jumala läbi, kes teeb mind tugevaks. Do you believe this morning? Kas sa usud seda selle hommikul? You know, in the Bible, there's a story in Acts 3. Ja Piiblis on üks lugu ja see on peatükis 3, apostlite teod. The disciples were going to pray, Apostlid läksid palvetama and they came to a gate in the city called the Gate Beautiful. ja nad tulid selle ilusa värava juurde. And there was a blind beggar, a lame beggar, begging for money. Ja seal oli jalut kerjus ja ta kerjas raha. And Peter fixed his eyes on him and said, "Silver and gold I have not. Ja Peetrus vaatas ta peale ja ütles, et hõbedat ja kulda mul ei ole. But what I do have, I give to you. Aga mis mul on, seda ma sulle annan. In the name of Jesus, get up and walk." Jeesuse nimel tõuseb püsti ja kõnni. And the Bible says that man got up immediately and began to walk. Ja Piibel ütleb meile, et koheselt see mees tõusis püsti ja kõndis. Now I want you to understand Ma something. tahan, et sa täna saad aru millestki. He didn't pray. Peter didn't pray hoping God would help him or heal him. Peetrus ei palvetanud lootes, et äkki Jumal teeb midagi ja tervendab. Peter didn't say, "Oh God in heaven, please help this poor man on earth." Ta ei palvetanud, et Jumal kallis seal taevas kuskil, palun aita seda meest. No, he looked at the man and he said, "Such as I have, Vaid ta ütles, et see, mis mul on, such as I have, I give unto you. seda, mis mul on, ma annan sulle. In the name of Jesus, get up." Jeesuse nimel tõuse püsti. I have something. Mul on midagi. You have something. Sul on midagi. Say, "I have something. Ütles see, mul on midagi. I have something." Mul on midagi. You have something. Sul on midagi. You have the kingdom. Sul on kuningriik. You have power. Sul on vägi. You have faith. Sul on usk. You have the word of God. Sul on Jumala You sõna. have the spirit of God. Sul on Jumala vaim. You have something. Sul on midagi. You have the name of Jesus. Sul on Jeesuse nimi. You have the blood of Sul Jesus. on Jeesuse veri. You have something this morning. Sul on seal hommikul midagi. You know, if we could believe that we have something, Ja kui me suudame seda uskuda, et meil on midagi, we would begin to change the world. me hakkame seda maailma meie ümber muutma. It's not arrogant to believe that you have something. See ei ole üleolev, et uskuda seda, et mul on midagi. It takes faith to believe that you have something. Aga see on usk, et ma usun, et mul on midagi. You don't have to feel something to know that you have something. Sa ei pea tunnetama, vaid kogema selleks, et sul on midagi. Some of the greatest miracles I've seen have happened when I feel like I'm worthless. Paljud sellised suured imed, mis on toimunud läbi minu, niin ma samal ajal võib-olla olen kogenud, et ma ei ole mitte keegi. Ma olen There's some väärtustatud. meetings where I get up and I don't even want to be preaching. Seal on selliseid koosolekuid, kus ma tõusen püsti ja hakkan jutlustama ja ma mõtlen, ma isegi ei tahaks I don't want jutlustada. to preach. I need someone to preach to me. Ma vajan kedagi, kes tuleks ja jutlustaks mulle. I feel like I'm empty. Ma kogen, et ma olen tühi. I need encouraging. Mina vajan I seda need jutlustust. help. Mina vajan abi. I need breakthrough. Ma vajan läbimurret. But I get up and I preach the word of God. Aga ma tõusen püsti ja ma kuulutan Jumala sõna. And time after time after time, the word works. Ja korduvalt sõna töötab, toimib. And the word of God is working here this morning. Ja Jumala sõna teeb tööd täna siin. Faith is coming into your heart this morning. Usk läheb su südamesse täna. You have something. Sul on midagi. You are somebody. Sa oled keegi.
and you have something. ja sul on midagi. Can I get an amen? kas sa saad öelda mulle amen? Let's lift our hands. tõstame käed püsti. Father, in the name of Jesus, isa Jeesuse nimel. I thank you that your people have something. ma tänan, et su rahval on midagi. I thank you that you didn't leave us as orphans, sa ei jätnud meid urbudeks. but you came to us sa maksid hinna and you brought us something. ja sa tõid meile midagi. The Bible says you will receive power. piibel ütleb, et te saate väe. You will receive power te saate väe, when the Holy Spirit comes upon you. kui püha vaim tuleb Father, teisse. this morning in the name of Jesus, Jeesus, täna hommikul I Jeesuse thank you that nimel. you pour out your power here. ma tänan, et sa valad oma vaimu siin. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. Power to help people. vägi, et aidata inimesi. Power to overcome. vägi, et võita. Power to change the world. vägi, et muuta maailm. You shall receive te saate väe. Holy Ghost püha vaim, power in this püha vaimu place. väe. Say, Father, I want power. ütle, isa, ma tahan selle Father, väe. I receive power ma võtan vastu väe. in the name of Jesus. Jeesuse nimel. Great power, suure väe. miracle working power, imesid tegev vägi. wonder working power. imesid tegev vägi. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. Power to overcome sin. vägi võita pott. Power to overcome addiction. vägi võita sõltuvused. Power to be a witness. vägi, et olla tunnistaja. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. Great power. suur vägi. In Jesus' name. Jeesuse nimel. If you're here this morning and you say, Lord, I could use some more of that power. kui sa oled siin, sa ütled, et Jumal, mul oleks kasu sellest I väest, need ma a tahaks fresh rohkem väge. infilling and I need a fresh touch. et mul on vaja värsket puudutust sinu poolt. I want you to come and meet me at the front. tule siis kohe ruttu ette, kui sa tahad God's rohkem power puudutust, is sa here tahad this morning. värsket puudutust Jumala käest. Just come meet me at the front. tule siia ette, kui sa tahad värsket puudutust, I need something more. et ma vajan midagi rohkemat. I need a fresh touch from heaven. mul on vaja uut värsket puudutust I taevast. want to receive all that heaven has for me. ma tahan võtta vastu kõik, mis taeval on Just minu come jaoks. forward. siis tule kohe ette, Just come forward. tule ette. Don't be shy, Estonia. ära häbene, eestlased, ärge häbenege. Nothing is going to change if we don't change. miski ei muutu, kui meie ei muutu. Things don't change by themselves. asjad ei iseenesest muutu. Things change when you make a decision to change. asjad muutuvad, kui sina teed otsused nüüd So lift your muudu. hands. tõsta oma käed püsti. Things are changing here this morning. täna hommikul muutused tulevad siin Things are paigas. changing here this morning. muutused. Thank you, Father. tänu, isa. As you come forward, lift your hands and begin to speak to God. kui sa tuled ette, tõsta oma käed püsti ja hakkad rääkima Jumalaga. Begin to pray. hakkab palvetama. Begin to pray. hakkab palvetama. Ask God for fresh power. palu Jumala käest In the värsket name of puudutust. Jesus. Jeesuse Father, nimel. in Jesus' mighty name. Jeesus. In Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal nimel. In Jesus' name. Jeesuse võimsal In nimel. Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal Thank you, nimel. Jesus. Jeesuse Thank you, võimsal nimel. Jesus. Be filled in Jesus' saad mighty name. täidetud. saad In täidetud. Jesus' mighty Jeesuse name. nimel. Thank you, Jesus. aitäh, Jeesus. Keep praying if you're in the crowd. jätka In palvet, kui sa oled Jesus' ees. name. In Jesus' name. Be Jeesuse filled nimel. in Jesus' name. täidetud. In Jesus' mighty name. halleluuja. Stretch your hands out in the crowd. ja ka seal In publikus Jesus' tõstke oma mighty käed name. ja palvitage. In Jesus' mighty name. Be filled in Jesus' name. Teid võetakse kinni, et ärge Be kartke filled in kukkuda. Jesus' name. Jees, Be filled in saad täis Jesus' Jeesuse mighty nimel. name. In Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal nimel saab Father, täis. in Jesus' name. Jeesuse nimel. In Jesus' name. isa Jeesuse nimel. Be filled in saad Jesus' täis name. Jeesuse nimel. Be filled in Jesus' name. Thank you, Jesus. aitäh, Be Jeesus. filled. Be filled. Be filled in Jesus' name. Jeesuse nimel. Enough is enough. juba aitab juba. This thing ends today. see asi lõpeb täna. This battle ends today. see lõpeb täna. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. Such as I have. see, mis I mul give on, unto you. ma annan sulle. Be free in Jesus' ole name. vaba Jeesuse nimel. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Jeesuse nimel. In Jesus' mighty name. Be filled in oled Jesus' name. täidetud.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be filled in Jesus' täidetud name. Jeesuse nimel. Be filled Jeesuse in the nimel. name of Jesus. täidetud Jeesuse nimel. From the crown of your head pea ja through the soles of your feet. peast jalatalladeni Be filled oled täidetud in Jesus' name. Jeesuse nimel. Miracle working power in these hands. imesid tegev vägi. Hands that heal the sick. käed, mis teevad terveks Hands haiged. that work miracles. käed, mille läbi toimuvad In the imed. name of Jesus. Jeesuse In nimel. Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal nimel In Jesus' mighty name. Be filled in Jesus' oled täidetud. In Jesus' name. Filled in Jesus' name. täidetud Jeesuse nimel. Filled in Jesus' name. täidetud Jeesuse nimel. Thank you, Holy Spirit. In halleluuja. Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Jeesuse Be filled võimsal in nimel. Jesus' name. In Jesus' name. Jeesuse nimel. In the name of Jesus. Be filled. täidetud Jeesuse nimel. Be filled in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Out of your belly will flow rivers of living water. sinu kõhust voolavad elava vee jõed. Out of your belly will flow rivers of living water. elava vee jõed. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Power in Jesus' name. Power, power, power in the name of Jesus. Power to prosper. Power to prosper. vägi Power saada edukaks. to vägi prosper. saada edukaks. In Jesus' mighty name. Jeesuse In võimsal Jesus' nimel. mighty name. Power to prosper in the name of Jesus. Power to increase in the name of Jesus. et vägi lisanduda. In the name of Jesus. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Broken in Jesus' name. murtud Jeesuse nimel. Broken in the name of murtud Jesus. Jeesuse nimel. This thing is broken today in Jesus' name. Broken today in the name of Jesus. You are free in Jesus' name. Free in Jesus' name. In the name of Jesus. vaba Jeesuse nimel. Thank you, Jesus. halleluuja. Thank you for great power me täname Great suure power. väe eest. to multiply. To multiply. To multiply. In the mitmekordistumine. name of Jesus. mitmekordistumine In the Jeesuse name nimel. of Jesus. mitmekordistumine Jeesuse nimel. I hear the Lord saying ma kuulen, kuidas issand ütleb, that which you've sown and that which see, mis you've sa oled given, külvanud ja mis sa oled andnud. the word that you've sown into see your sõna, loved ones mis sa oled külvanud, is not sown in vain. see ei ole tühja läinud. The word of God produces, Jumala sõna toodab and the seed that was sown will produce. ja need seemned, mis on külvatud, need In toodavad Jesus' mighty Jeesuse name. nimel. By faith, I speak over your family. ma räägin sinu pere jaoks And I call your family saved in the name of ja ma Jesus. kuulutan sinu pereliikmed päästetud. I call your lost ones home in Jesus' Need, name. kes on kadunud, tulevad koju Jeesuse nimel. In Jesus' mighty name. Power in Jesus' name. vägi Power in Jeesuse nimel. Jesus' name. Come here. God loves you. Jumal armastab sind. Lift your hands. tõsta oma käed üles. Close your eyes. Close your eyes. sa võid silmad kinni panna. Father, in Isa. Jesus' mighty name, Jeesuse võimsal nimel. fill her now. Täida In tema nüüd. Jesus' name. Jeesuse nimel. In Jesus' mighty name. Jeesuse nimel. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. halleluuja. In the name of Jesus. You want me to pray for her? Would you like prayer? What's your name? mis su nimi on? What do you need? mis sa vajad?
Just lift your hands. Just lift your hands. Jesus loves you. Sä voit nostaa kädet. Sä voit nostaa kädet. Joo, ja Jeesus rakastaa sua. We're going to Jeesus pray for rakastaa. you. Father, in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen Thank you, nimessä. Jesus. Kiitos Jeesus. That you love Tänu this Jeesus, woman. että sä armastat sitä That naista. you love this woman. Että sä armastat sitä That naista. you care about this woman. Ja sä huolit temasta. Right now, in Jesus' name. Just nyt Jeesuksen nimellä. In Jesus' mighty name. Just nyt Jeesuksen viimsal Be nimellä. filled in Jesus' Sä oot name. täis Jeesuksen nimellä. Be filled in Sä oot Jesus' mighty täitetty name. Jeesuksen nimellä. In Jesus' name. Jeesuksen nimellä. In Jesus' mighty name. Jeesuksen viimsal Thank you, nimellä. Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. One more time. In Jesus' mighty name. Veel kord Jeesuksen In viimsal nimellä. Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Be filled in Sä oot Jesus' name. täitettud. Be filled in Jesus' name. Be healed in Jesus' Sä oot name. terveeks Jeesuksen nimellä. Be healed in your body. Sä oot terveeks oma kehas In the Jeesuksen name of nimellä. Jesus. In Jesus' name. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Be Jeesuksen free nimellä. in Ole Jesus' vaba name. Jeesuksen nimellä. In Jesus' name. Ole vaba Jeesuksen In nimellä. the name of Jesus. In the name of Jesus. Jeesuksen nimellä. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halleluja. We're almost done. Father, in the name of Jesus, Isä Jeesuksen nimellä. be healed in Saat Jesus' name. terveeks Jeesuksen nimellä. Be healed in Saat Jesus' terveeks name. Jeesuksen nimellä. I speak life into your body. Mä räägin elu su kehalle. I speak life Mä räägin elu in Jesus' name. Jeesuksen nimellä. Be healed in Saat Jesus' terveeks. name. In Jesus' name. Jeesuksen nimellä. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Aitäh Jeesus. Filled in Jesus' Saat name. täis. In Jesus' mighty name. Just lift your hands, everybody. Tõstke kõik veel käed püsti. Father, in the name of Jesus, Isä Jeesuse nimel. you know every single need in this place. Sa täidad iga vajaduse, You know what your people are believing you sa for. tead, mis inimesed usuvad. So, Father, right now, in Jesus' name, Isä, just nüüd Jeesuse nimel I link my faith with them. ma ühendan oma usu nende usuga. Nendega. And I say all the promises of God are yes and amen Ma ütlen, today. kõik Jumala lubadused on jah ja aamen. I hear yes and amen Ma in the name of ma Jesus. kuulen, et jah ja aamen Jeesuse nimel. Not by strength nor by might, but by my power, says the Lord. Ei väe ega jõuga, vaid minu vaimu läbi, ütleb Jehova Seba. In Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal nimel. If you believe that God has done something here this morning, Kui sa usud, et Jumal juba tegi midagi sel hommikul, I want you to lift up a loud hallelujah. nii tõsta üks vali aamen. Hallelujah. Halleluja, aamen. Thank you, Jesus. Aitäh, Jeesus. Thank you, Jesus. Aitäh, Jeesus. Hallelujah. For the Lord is good, Sest issand on hea and his mercy endures forever. ja tema arm kestab igavesti. One second. Come here. Lift your hands. Ari, I hear Ma your kuulen. thoughts sometimes. Close your eyes. It's okay. pane silmad kinni. And you've had thoughts wondering, am I good enough? Sa oled möönud, kas ma olen piisavalt hea, Am I talented enough? kas ma olen Is there something that makes me special, something that makes me unique? kas ma olen unikaalne mingil And moel. you've had questions. Sul on küsimusi. Will my life be great? Will my life be small? Kas mu elu saab olema üks suur elu või pisikene väike elu? But I hear God saying this morning, Aga ma kuulen, kuidas Jumal ütleb sel hommikul, your life will be great. et sul saab olema For God- suurepärane elu.
For God has placed great things on the inside sest of you. Jumal on pannud suurepäraseid asju su sisse. Things that will help many people. Asju, mis saavad aitama paljusid inimesi. God doesn't choose the most talented. Jumal ei vali neid, kes on kõige andekamad. In fact, he avoids talent Tihti vastupidi. because he wants the people that are going to be used by him to be people who have to rely fully on him. Sest ta valib neid, kes teavad, et need peavad olema täielikult sõltuvad temast. He looks for the willing, Ta vaatab seda, et kas sa he looks for tahad, the obedient, kas sa oled and kättesaadav, he looks for the humble. kas sa oled alandlik ja kättesaadav. And God has seen you, Ja Jumal on näinud sind and God has chosen you. ja Jumal on valinud sind. In Jesus' mighty name. Jeesuse võimsal nimel. Thank you, Jesus. Aitäh, Jeesus. In Jesus' Halleluuja. name. Jeesuse nimel. What a wonderful morning we've had. Milline imeline hommik meil. I've had a great time with you guys this morning. Mul on olnud üks hea aeg teiega sel hommikul. Now, Pastor has said that I can take up the offering. Ja pastor ütles, et ma võiksin ka vastu võtta siis korjanduse täna hommikul. And he said that I can take it up and for our ministry. We Ja- can take an offering for our ministry. Ja ma kuulsin seda, et täna korjandus võetakse ka, et aidata meie teenimistööd. So I just want to read something real quick and we'll take up the offering. Ja ma tahan lugeda midagi nüüd piiblist, enne kui me võtame korjanduse. I want to encourage you from the Word of God Ma tahan teid julgustada Jumala sõnaga, because God is a God of increase and God is a God of multiplication. sest Jumal on mitmekordastamise Jumal. God is a God who loves to help and bless His people. Jumal armastab õnnistada ja aidata oma inimesi. So the Bible says in Philippians 4, Ja piibel ütleb Philippi kirjas ja 4. peatükis. Philippians 4, starting at verse 10, I rejoice in the Lord greatly that now at length I have received your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned that in whatever situation I am, to be content. I know how to be brought low, and I know how to have more than enough. But in any and every circumstance, I have learned the secret to facing plenty and facing hunger, to face abundance and to face need. I can do all things through Christ who strengthens me. Ja 10. alates. Väga suureks rõõmuks issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule, sest teie olete ju möelnud, aga teil polnud sobivat juhust. Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav, nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. I can do all things through Christ who strengthens me. Ma suudan kõik Kristuse läbi, kes teeb mind vägevaks, And tugevaks. here the Apostle Paul is talking about God's ability to provide for his people. Ja siin Paulus kirjutas sellest, et Jumal on võimekas varustama oma inimesi. Goes on to say in verse 14, Ja 14 edasi. Yet it was very kind of you to share in my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Ometi te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest. Teie, filiplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses. Even in Thessalonica, very complicated word, See oli natuke raske see Thessalonikasse sõna. you sent me help for my needs once again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your account.
sest teie saatsite minu vajaduseks abi ka Thessalonikasse rohkem kui ühe korra, sest pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet. And then in verse 19, and my God shall supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Hallelujah. Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses. You see, God is a God of provision, Jumal on varustaja Jumal and God is a God of blessing. ja Jumal on õnnistuste Jumal. And God cares about you, and God cares about all your needs. Jumal hoolib sinust ja kõigist su vajadustest. God wants to help you in this life. Jumal tahab aidata sind selles elus. God wants to empower you in this life to have more than enough. Jumal tahab varustada sind nii, et sul on rohkem kui küllalt. God wants to supply every single need you have. Jumal tahab täita iga vajaduse, mis sul on. But it works by faith. Aga see kõik toimib läbi usu. Everything with God is about faith. Kõik, mis on Jumalaga, kõik toimib alati läbi usu. Without faith, it's impossible, the Bible says, to please God in Hebrews 11:6. Hebrealaste 11:6, ilma usuta on võimatu olla meelepärane Jumalale. So even when it comes to having our needs supplied financially, materially, God is looking for a people of faith. Et siiski, kui me otsime seda, et meie vajadused saaksid täidetud, nii selleks on vaja usuinimesi. See, the Apostle Paul is writing to the church of Philippi, Ja nüüd Paulus kirjutab siin Philippi kogudusele. and he's reminding them and encouraging them that when he started in the ministry, no church entered into a partnership with him except them. Ja ta tuletab neile meelde tema teenistuse need alguse aegu, et nemad olidki need ainukesed kogudused, kes tulid partnerlusse temaga. No one helped him and sent him to preach the gospel except the Philippian church. Et ei olnud teisi kogudusi, kes olid läkitanud teda ja finantsiliselt toetanud teda kui Philippi kogudus. And here's the heart of Paul in this message. Ja me ka kuuleme selles sõnumis Pauluse südant. He says, not that I seek the gift, but I seek what God will credit to you. Ja ta ütleb siin, et ma ei otsin nii seda andi, vaid ma otsin seda vilja, mis see toob teie ellu. All the fruit that is going to happen because you help send the gospel, I want that to go to you as well. Ja see oli see sõnum see, et kui teie aitasite evangeeliumil kuulutamisel, nii nüüd ma tahan näha, et teie saate selle vili kätte. We see this beautiful building. Me näeme selle imeilusa hoone We siin. see, the world-class just production. Ja kõik see produktsioon ja kõik see, kuidas see on nagu maailma tasemel kõik siin. And everybody who has helped this happen shares in every single testimony and miracle that happens in this place. Ja kõik, kes on olnud kaasatud ja aidanud seda kõike looma ja tegema, teil on ka osa sellest viljast. Iga tunnistus, iga ime, mis siin hoones on toimunud, läheb ka sulle arvesse. Because you've partnered with your church, you partner in all the fruit that happens in your church. Sest sina oled osa seda kogudust, sa oled partner selle kogudusega, ka kõik see vaimulik vili on ka sinu vili, mis siin toimub. Pastor Tallinn put up a tent this week. Ja Tanel, pastor sorry. Tanel pani telgi püsti see nädal. And all that costs money. Ja kõik see võttis raha ka ja finantse. But everyone from his church that has been a part of helping and providing and blessing, everything that's happened under that tent is yours as much as it is his. Ja kõik teised ka, kes lõid kaasa ja aitasid finantsiliselt, aitasid mingil moel, kõik see, mis seal telgis on toimunud see nädal, kõik see vili, kõik need tunnistused lähevad ka sinu arvele. We all get to be a part of what God is doing in his kingdom when we're a part of it, even with our giving. Ja me kõik saame osa sellest viljast, kui me ka rahaliselt toetame kõike seda, mida tehakse And you koguduses. see, when Paul writes, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory,
He's talking to a church full of givers. ja nüüd ta siis rääkis siin, et küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkuses, Kristuses, Jeesuses. Nii ta räägibki inimestele, kes on andjad. So I want to remind you that because you are a giver Ja ma and tahan- because you're a part of the kingdom, Ja ma tahangi sulle meelde tuletada, et sest kui sa oled nüüd andja ja sa oled osa kuningriigist, you have access to that promise. siis sul on ligipääs sellele lubadusele, see You have Philippi access. 4:19. You have access to all that God has. Ehk see tähendab, sul on ligipääs kõigele, mis Jumalal on. Can I get an amen? Kas ma saan aamen sellele? Amen. Amen? So today, I don't know the ways to give. Maybe you can come and share, or someone can come and share. Ja äkki keegi tuleb ja aitab natukene, et räägib meile, et kuidas anda. And all we ask is just be obedient to whatever the Lord tells you to do. Et ole siis lihtsalt sõnakuulekas ja sellele, mida Jumal räägib sulle, et mida sa võid täna anda. Someone got a hold of it already. Keegi juba sai sellest ilmutuse. Amen. Esimene andja. So, yeah, I don't know how they normally do it. Ma ei tea, kuidas teie tavaliselt siin seda teete, aga Tanel teab. ja nüüd on tõesti see võimalus külvata Jumala kuningriigi teenistusse ja rääkisime ka teie koguduse juhtidega, et meil see and läheb kõik, külvame selle meie kallitele sõpradele, kes on meid teenimas. Et Jumala sõna võiks levida kaugemale kui ainult siin Saaremaal. Me saame olla need toetajad. Eile ta nii hästi jagas. Jumala riigis on 2 osanikku. Ühed on need, kes lähevad ja teised on need, kes läkitavad. Meil on täna võimalus läkitada edasi meie sõbrad, Jumala sulased. Nii et anna usus, anna julgelt ja me näeme, et see töö, mis nad teevad, see on viljakas ja see on hea. Ja Veljol on siin karp, sa saad siia panna. Tänu Jeesus. Tänu ja kiitus sulle. Ma vahepeal ütlen veel seda, täna õhtul on viimast õhtut siis telgi koosolek, mida juba Nikolas mainis. Täna õhtul kell 4 aadressil Transvaali 43 on bussijaama poolsed väravad on lahti, tule julgelt sisse, seal on valge telk hoovi peal, astu sisse ja saa osa sellest õhtusest kogunemisest ka. Ja Jumala sõnas on tihti see, et kõige paremad osad jäetakse viimaseks lõppu, nii et kes täna tuleb, saab koore. Aga tule usus. Halleluuja. Halleluuja, tänu Jeesus. Tõuseme hetkeks ja tõesti saadame nagu õnnistusega selle teel, et me oleme usus külvanud ja issand austab uska, see on Jumala valuuta. Nii et issand, me täname sind sellest, mis me oleme kokku pannud, me õnnistame nüüd seda ja saadame selle usus teele, issand, et see võiks üles ehitada sinu kuningriiki ja lammutada kuradi kuningriiki Jeesuse Kristuse nimel. Ja issand, me täname, et sina ei jäta kedagi hädasse, vaid Jumal, sina mitmekordistad seda ja tood tagasi lõikuse, issand, mida iganes keegi on külvanud. Jeesuse nimel. Amen. Just with your heads bowed and your eyes closed. Et võite nüüd langetada pead ja panna silmad kinni. Every head bowed, every eye closed, please. Iga silm siis kinni ja langetage kõik oma pead. We want to give everyone an opportunity to receive Jesus if you have not. Ja me anname nüüd kõigile võimaluse vastu võtta Jeesus, kui sa ei ole seda veel teinud. So I want to make a call if you have never asked Jesus to come into your heart. Ja ma tehan kutse,
et kui sa ei ole kunagi vastu võtnud Jeesust oma südamesse today can be the day where you receive him. ja täna võib olla just see päev, kus sina võtad ta vastu. And everything that Nicholas preached on, the unlimited power within, can be yours. Ja see kõik, mida Niki täna jutlustas, see kõik piiramatu vägi võib olla sinu oma täna. Power to heal your body, your mind, your finances. Vägi tervendada su keha, su finantsid, su suhted, kõik. Power to make an impact in your family. Vägi, et mõjutada su peret. And power to overcome every obstacle in your life. Ja vägi, et läbi murda igast takistusest su elus. To where it's not just a Sunday morning high, but you live in victory every single day. Et see ei ole ainult pühapäevane selline korraks, vaid see on iga päev, su elu on see väeline elu. So first call are for people that have never received Jesus into their heart. Esimene kutse on siis nendele inimestele, kes ei ole kunagi vastu võtnud Jeesust. And the second call is for people that have received Jesus in the past, but they've had doubts, the devil's been lying to them. Aga teine kutse on inimestele, kes on vastu võtnud Jeesuse, aga kõhklused ja kahtlused on tulnud sisse. To where you don't know for sure if you're going to heaven. Ja sa enam ei olegi nii kindel, kas sa läheksid taevasse. You've never had that assurance in your heart that Jesus lives in you. Ja võib-olla sa kunagi ei ole saanud seda kindlust oma südamesse, et Jeesus tõesti elab su sees. So if you fit into any of those two categories, we want to pray with you and for you. Kui sa oled kas ühes või teises kategoorias, me tahame palvetada sinuga koos. So on a count of 3, I want you to raise your hand. Ma loen nüüd 3-ni ja siis ma palun, et sa tõstaksid oma käe. And we'll pray with you to receive Jesus. Kuulud nendesse kategooriatesse. 1, Jesus loves you. 1, Jeesus armastab sind. 2, Jesus cares for you. 2, Jeesus hoolib sinu eest. 3, just lift your hands. Ja nüüd 3. tõsta oma käsi, kui sa tahad palvet. I see that hand in the back. Ma näen kätt I see that hand. ja näen teist kätt I see it all the way in the ja back. näen veel üht kätt. Don't be shy. Ära häbene nüüd. This is a happy moment. See on üks rõõmus hetk. If you raised your hand, I want you to come forward. Ja nüüd, kui sa tõstid oma käe, nüüd tule siia ette, nii me palvetame. And I want to pray with you. Ma tahan sinuga koos palvetada. Tule kohe kiiresti julgelt. The hand in the back. Ja ka see taga, keegi tõstis käe, tule sina siia. This dear woman. Yeah. Come. Tulge. Come. Don't be shy. It's exciting. häbenege. Everyone, I just want you guys to give them a hand of Te võite praise. plaksutada, see on hea hetk, see on rõõmus hetk. Again, it's happy. This is exciting when people surrender their life to Jesus. See on põnev hetk, kui inimesed annavad tervenisti oma elu üle Jeesusele. This isn't some religious, traditional thing that we do as Christians. See ei ole mingi religioosne asi, mida me kristlastena teeme. It's the transformation of a soul. Hing saab muudetud. It's the life of God coming into a soul and making it new. Sinu terve hing saab täiesti uueks. The Bible says in 2 Corinthians 5:17 Teine Korintlastele 2:17 that when you come to Jesus, you're a new creation. Kui sa oled Kristuses, oled sa uus loodu. All old has passed away, Vana on kadunud and all things have become new. ja uus on asemele tekkinud. So that's something to celebrate. Ja see on midagi, Amen. mida The Bible also says rõõmustada. that every person that comes to Jesus, all of heaven is rejoicing. Kui üks inimene tuleb Jeesuse juurde, terve taevas rõõmustab. So let's just give a shout of praise to Jesus for these beautiful people coming to him. Hallelujah. Hüüame halleluuja ja täname Jumalat nende inimeste eest. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tänu Jeesus. Just look at me here. Ja vaadake mu peale. You as well. I just want to encourage you, you're making the best decision you've ever made. Ma tahan julgustada, et see on parim otsus su elus. And from today, your life won't be the same. Tänasest päevast alates su elu ei ole enam seesama. You may feel the same. Võib-olla see tundub sama Maybe your circumstances at home may look the same, ja võib-olla kodus need olukorrad paistavad olevat samasugused, but you are not the same. aga sina enam You ei ole have seesama. power to change
the world around you now. sul on see vägi, et muuta elud ümber su Amen. lähedal. So just lift your hands, Ja tõsta siis close your käed eyes, ja pane silmad kinni say, Dear Lord Jesus. ja ütle, kallis Jeesus, Say, Dear Lord Jesus, ütle, kallis Jeesus, I give you my life. ma annan sulle mu elu, I surrender. I An- surrender my life. ma annan ennast üle sulle. Forgive me of my sin. Anna andeks mu pattud, Wash me and cleanse me. puhasta mind, Make me free. tee mind vabaks. Thank you, Jesus, for new life. tänu Jeesus uue elu eest. Thank you, Jesus, for power. tänu Jeesus väe eest. Thank you, Jesus, for filling me with the Holy Spirit. tänu Jeesus, et sa täidad mind püha vaimuga. Thank you for victory in my life. ma tänan võidust oma elus. Thank you for breakthrough in my mind. ma tänan läbimurdest mõistuses. I believe ma usun, that you rose from the dead for me et sa tõusid surnust minu päralt and that you're coming back again for me. ja sulle tagasi minu pärast. I'm saved. ma olen päästetud, I'm born again. ma olen uuesti sündinud, I'm forgiven. ma olen saanud andeks. Thank you, Jesus, for new life. tänu Jeesus uue elu eest. Amen. Amen. Hallelujah. halleluuja. Thank you, Jesus. I'm just going to pray for you. ja nüüd ma veel palvetan teie eest. Father, I thank you that you seal them by your blood and by your spirit. isa, ma tänan sind, et sa pitsedad neid ja sinu vere ja sinu väega. May not one of them be missing on the day when you come. mitte ükski ei ole kadunud sel päeval, kui sa tuled tagasi. Thank you, Jesus, that their lives will change from this day forward. ma tänan, et nende elud on muudetud sellest päevast alates. I thank you, God, that you help them renew their minds to the transformation that has begun today. ja ma tänan, et nende meeled saavad uuendatud su sõna läbi ja see on alanud juba täna. Thank you for power to live and walk holy. ma tänan väe eest, et elada püha elu. Thank you for the grace of God that equips them to live holy. ma tänan, et arm varustab neid elama seda pühitsetud elu. Never to turn back to the old in Jesus' name. Nad kunagi enam ei pöördu selle vana elu poole. Amen. 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 halleluuja. Bless you. Woo! Bless you. Bless you. Amen. Bless you. Well, we love you guys so much, me armastame teid väga genuinely, südamest. even though we just met you all. Some of you. me kohtusime võib-olla osadega ainult just täna, aga siiski. Thank you, Pastors Tanel and Katrin me täname pastoreid Tanel ja Katrin and Pastor I. ja siis myös Ain Vares. Ain, I remember. Okay. täname. Thank you for having us. me täname, et me saime tulla ja olla siin. We're honored to be here and to serve. meil on suur au, et me saime tulla teenima And we expect great testimonies and fruit from this service. ja me ootame neid tunnistusi ja ka vilja sellelt koosolekult. And we'll see you today at 1600 ja me näeme täna kell 4, Transvaali 43. Transvaali 43. Okay, bless you. See you soon. olge õnnistatud, varsti näeme. ja lõpetame üheskoos selle, võtame vastu issanda õnnistuse, mitte minu õnnistuse, vaid issanda õnnistuse. Issand tahab sind õnnistada. Ja nüüd issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus, püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Ja ta jääb. Amen. Amen.